Ma sain üks päev siukse meili, mille pealkiri oli oled oodatud kordusõppusele Kaitseväelt. Ja kui päris aus olla, siis ma ei saanud aru, miks ma selle meili sain. Sest ma tegin ajateenistuse ju ära. Ma ei saa gümnaasiumilt meili, et kuule vaatame selle Mata eksami ülevad. Ja siis ma läksin kohale, uudistus oli kohe igal pool kirjas ka. Õppused on läinud edukalt, kõik said oma varustuse kätte. Ja kõik said varustuse kätte. Tüüp peale mind sai mõõga. No. Kujutage ette venelasi lihtsalt teisel pool piiri. Kahuriga. Meie metsa kohale laskmas. Ja siis me oleme seal vastas nagu Kariibi mere piraadid. Tead, kui luurad metsas ja siis kuuled mõõgad tupest. Nad on lähedal. Peavad olema. Sellepärast nad ütlevadki, et meie kõige suurem kaitse on meie mets. Sa saad teiselt poolt puud niimoodi häda. Sellepärast suur osa ajateenistusest ongi peldiku kaevamine metsas. Meil on nii sitt varustus, et me peame kavalad olema. Sest kui venelased metsa laagri püsti panevad, me teeme neile juba peldiku valmis. Nad on seal mingi, wow, peldik on valmis ja siis me häda. No ma ei tea, no saad aru, on siit varustus. No, ma olen miinipilduja. Mitte siis, et meil nii siit varustus on, et mina olengi miinipilduja. See, kus nad annavad mulle miinipihku ja pillu minna, poiss! Ja siis ma olen selle 16 kilose miiniga nagu. Aga saad aru, meil me metsas ameeriklaste helikopterid lendasid meist üle. Me vaatasime neid seal all nagu aborigeenid. Tegime pilte ja videoid. Ma olen neid filmis näinud. Üks leitnant ütles reaalselt, ma ei teadnud, et nad saavad sealt poolt ka tulla. Meil on suur probleem. Ja kõige naljakam on see, et me näitame seda iga aasta paraadil. See on väga gangster meist. See, kus me oleme mingi, sakslasi mäletatava, kaotasid teise maailmasõja. Meil on nende varustus. Võtame aga muuseumi kapist välja ja näitame kõigile. Reaalselt ma ei saa aru, miks me seda kogu aeg meelde tuletame kõigile. Ma ei ole mitte kunagi jõusaalis, riietusruumis seda kõige väiksema riistaga venda näinud. Kes oleks lihtsalt mingi vaata seda. Ei, tal on rätik ümber. Paneme meie paraadile ka rätiku ümber. Vaata nagu sportautodega tehakse vahepeal, et tõmmatakse see lina peale ja ees on mingi Porsche logo. Meil võiks olla ka nii, et suured linad sõidavad ringi. Peal on kirjas tank. Ega nemad ei tea, et see buss number 67 on ju. Ei, ma ei tea, mis me teeme päriselt. No. Kui päriselt sõjaks läheb, nagu minu isa käis Vene armees. Kui nüüd lähebki sõjaks, siis kuhu ta koguneb? Nagu kellelt ta meili saab? See oleks päris hea, mingid esimesed lasud käivad ära. Minu kogunemiskoht on Võru. Papsil on Pihkva. Paneb mind poole tee peal maha. Rindel näeme, poiss. Ja taga tuled lihtsalt. Vot, kuulge, aga see oli minu aeg, ma olen Roger Andra, suur aitäh teile.